ütleme siis puumetsa tihedus on oluliselt langenud. Et see on nagu üks põhjus, miks me nagu siis oleme otsustanud nagu oluliselt lageraie kasuks, et kuuse selliste hõredate metsade majandamine ei ole teistmoodi võimalik. Teine põhjus on siin siis nende metsade vanuseline jagunemine. Vasakul pool on siis kogu metsamaa, kus siis küpse metsa osakaal on 49% ja paremapoolse graafiku peal on siis majandatav mets, kus siis jagunemine on natuke teistmoodi, ehk küpset metsa on 40%, aga samas noore metsa osakaal on peaaegu võrreldav, nii nagu esimesel graafikul. Siit siis näeme, et noh, 40% on seda raieküpset metsa ja valdav osa sellest kuusikud, mis vajaksid esimeses järjekorras nagu uuendamist. Ja sellest tulenevalt siis me olemegi teinud siis sellise raieplaani, et 2021. aastal raiuks 10,6 hektarit, 2025 5,7 hektarit ja 2030 9,8 hektarit, kokku 26,1 hektarit lageraiet. Et kogu küpse metsa olem on tänasel seisul 55 hektarit, mis tähendab seda, et me oleme plaaninud esialgu selle 55 hektarit peaaegu 20 aastaga ära uuendada. Loomulikult see kõrge, ütleme see suur lageraie pindal on seotud sellest, et puistud on halvas tervislikus seisundis, need kuusikud. Nii, siin on siis pilt, mis ka on laua peal, siit on ta halvasti nähtav, aga põhimõtteliselt siin on siis raiete paiknemine, et mida heledam värv, seda siis kaugem raieaeg, 2030 on kõige heledam, 2025 on veidi tumedam ja kõige tumedam on 2021. Siin juures siis räägiks seda ka, et me ühtlasi oleme planeerinud siis nende metsade uuendamise valdavalt siis kuusega, sest tegemist on kuuse jaoks sobivaima pinnasega siin. Loomulikult loodus paneb siin omalt poolt tehtud juurde, et kindlasti kujunevad nendest tulevikus segapuistud, et nendest kindlasti puhtkuusikuid ei saa. Välja arvatud siis üks metsaala, kus see on siis seal Kose-Kehra tee ja Sinilille tänava nurgas, kus siis on ettepanek, et me võiks sinna istutada lehise, mis oleks nagu möödasõitjatele tulevikus selline ilusam ja värvilisem, võib-olla sügisel ilus kollane ja nii edasi. Ja siin on siis vanuseline jagunemine siis 10 aasta pärast, et kogu mets jaguneb enam-vähem 30%, keskealist metsa natuke rohkem. Majandusmetsas on need protsendid siis nii, et küpset metsa 24%, noort metsa 36% ja keskealist metsa 40%. Eesmärk oleks see, et ta oleks võimalikult niimoodi proportsionaalne 33. Aga see ei ole alati või kogu aeg ei ole võimalik seda tagada, see on lihtsalt eesmärk, mille poole me nagu püüdleme. Et
see oleks nagu lühidalt see kokkuvõte, millest lähtuvalt me oleme oma seda kava ja plaani teinud. Et edasi nagu oleks mul ettepanek vaadata konkreetseid raiealasid ja arutada seda teemat, mismoodi või mida nendega siis ette võtta. Et noh, mis on nagu meie nägemus sellest asjast. Et mis me siin siis nagu ütlema peaksime, et me oleme ju seda seisukohta siin juba väljendanud päris mitu korda. Et näiteks mitmed eraldised seal on, kus on võimalik ka valikraie ja on võimalik ka püsimetsamajandus. Kas või sama see seal Sinilille tänaval, seal on ju männimets peamiselt, et saab seal väga edukalt teha ja valikraie, see rinnas pindala on ka selline, et saaks valikraiet teha. Et kahjuks näiteks seal need eelmisel aastal detsembris tehtud raied, seal olid küll väga ilusad metsad, mis oleks nagu püsimetsamajandusega saanud teha, aga need raied juba seal on kahjuks tehtud. Ja näiteks kvartali SA 148 eraldis number 16, et seal on nagu väga hea, see näiteks on just näiteks lihtsalt näiteks, et väga hea koht püsimetsamajanduseks, et männid 130 pluss aastat ja tammed vanemad kuused 110 pluss aastat. Ja alt on noorem põlvkond ilusti peale tulnud. Ja kui te nagu ütlete, et noh, valikraiet ei saa teha, et siis saab mingeid muid raied teha, aga jätta siis näiteks 70% puudest alles, et noh, see ei võimalda meil seda metsa uuendada. Et meie eesmärk on ikkagi uus metsapõld kasvama panna. No, kui me eesmärkidest räägime, ma ütleks selle koha pealt, et ma teen ettepaneku, et ärme hakka arutama eri raieliikide üle, vaid arutame seda, milline see metsaosa peale raiet peaks olema. Et seal oleks võimalik ka uuendada. See tähendab seda, et seal võib valida kasvama jäävaid puid, kõike võib valida. Küsimus ei ole absoluutselt selles, mis selle raie nimi on. Kui te räägite püsimetsana majandamise võimalusest, siis see püsimetsana majandamise võimalus sisuliselt eesti keeli tähendab seda, et võetakse välja mingi osa puid, et saaks uued puud kasvama. Seda me tahamegi teha. Minu meelest ei ole see, mis on selle raie nimi, ei ole üldse hetkel tähtis, vaid tähtis on, mis selle töö tulemus on. Kas te olete nõus siis sellise kokkuleppena, et teeme lageraied, aga 70% puud jäävad püsti? Ma ei saa öelda seda, et 70% puid peaks jääma püsti sellest raiest, sest seal peab olema võimalik ka uus mets välja kasvatada. See nagu selles mõttes ta ikkagi kasvab ise ja selles mõttes, et me räägime alevike metsades, kus see uuendamine on mõttekas siis, kui me räägime puidu varundamisest ja sellest. Mets ei kasva ise ja ma tahan öelda seda, et seda ettepanekut me oleme korduvalt arutanud, korduvalt vastanud igasugustes nendes protokollides ja kõigis teemades ja mina teen ettepaneku see arutelu praegu siin sel hetkel lõpetada, sest see ei käi selle alla, mis on võimalik kohaliku kogukonna ettepanekutest arvesse võtta. Seda ei ole võimalik metsakasvatuslikult arvesse võtta. Miks ei ole võimalik, et kui te räägite, et vajalik on uuendamine, et te saaksite uue metsapõlve peale panna, siis see eesmärk on ju puidu varundamine, aga me räägime praegu kogukonna metsadest, kus ei ole puidu varundamine eesmärk, et lähtume sellest. Meil ei ole sellist terminit seadusandlikes aktides, kus on kogukonna metsad. Kui te tahate seadusandlikesse aktidesse lisada sõna kogukonna metsad, siis see ei ole täna see koht. Seda peab arutama seadusandlik kogu. Me oleme täna siin selleks, et arutada kogukonna metsadest, et me ei ole ju siin selleks, et arutada puidu varundamist või metsa uuendamist, et selles mõttes, et me arutame täna riigimetsa majandamist.
ei, me räägime Riigimetsa kõrgendatud majandamisest me avalikust räägime. huvidega metsadest, et Me räägime riigimetsa majandamisest, mille töödest tuleb teavitada kohalikku kogukonda ja kohalike kogukondade ettepanekutega võimalusel arvestada. et ei pea Me arvestama, oleme need et võimalused- lihtsalt teavitate või Me oleme neid võimalusi läbi aastate kaalunud, selgitanud, põhjendanud, miks seda ei saa arvestada. Ja praegu see plaan, kuidas neid metsi uuendada 20 aasta jooksul, on siin seina peal. et siis me nagu võtsime nüüd teatavaks ja koosolek on läbi. ei no küsimus on selles, et vaja on ju ikkagi selles mõttes kokku leppida, et mida sinna siis nagu püsti jäetakse. on mitu protsenti see midagi on, üksikud puud. et protsentidest ei saa me rääkida selles mõttes, et see, kes langetab protsenti, ei arvuta ühtegi. Te ütlete meile ette, et me saame rääkida, et mitu puud jääb sinna või? Me saame rääkida täpselt nii, nagu me oleme teinud, meil on juba see kogemus ju olemas, me oleme käinud ju metsas neid puid märkimas. Seal Sinilille tänava servast. Kogukond ei tahtnud jah, teie läksite sinna. Aga kogukond ei tahtnud tulla meiega millegipärast kaasa neid märkida. Ma nagu korra küsin vahele, et muidu me, ütleme, me ei tea ajalisi määratlusi ka, ma saatsin teile meili kella 3 aeg, et milline on praegu tänase koosoleku eesmärk ja palusin teie seda täpset päevakava, et me saaks nagu öeldakse heale lainele. Ja praegu, ütleme, ei tahaks laskuda nagu sellisesse positsiooni, mis meil oli aasta tagasi, et siis me olime kogemuselt nõrgad. Et praegu meil peaks see konstruktiivne faas juba tekkima. Seda eeldame ka meie. Just. Et me oleme seda teemat 1,5 aastat arutanud, me oleme teinud igasuguseid muudatusi, oleme põhjendanud neid muudatusi, oleme selgitanud ja oleme ka vallas rääkinud ja valla volikogule neid plaane selgitanud. Täna on aeg minna asjadega edasi. Just. Ja mu üks palve ongi see, et ütleme, iga väikse sõna peale sügavuti põhjendusi ei olegi vaja esitada. Me oleme piisavalt siin teemas sees. Ja. Teie olete, ütleme, võib-olla liialt seal sees, et harjunud seda juttu ajama. Tänasel päeval siin on küsimus, et selle koosoleku eesmärk ja need 5 punkti sellest koosolekust, mida te ootate, et palun need meile esitada. Koosoleku eesmärk on vaadata sisuliselt see kokku pandud kava läbi. Põhjendusi me ei ole vaja esitada, me oleme neid siin kordades kogu aeg arutanud ja saada aru, mis on siis veel nagu kogukonnapoolsed täiendavad ettepanekud, mida oleks võimalik arutada. Sest neid ettepanekuid me oleme põhjendanud, miks neid ei ole võimalik arutada. Aga see kava ei erine üldse sellest eelmisest plaanist, ainult ajalises määras. Küsimuse tahtsingi küsida, et kas siin on mingisugused muutused. Aga miks see kava peaks erinema eelmisest plaanist? No mis me mängime lolli siin? See annabki siis selle, et te olete nagu omaks võtnud meie, või tähendab aru saanud, mida me taotleme. Ei, meie eesmärk ei ole kava iga hinna eest iga kord muuta. Meie eesmärk on riigimetsa majandada ka Kose kandis. Ja kas te käsitlete seda praegust skeemi või seda kava, ütleme, kui tüüpilist metsamajanduse eesmärki või on siin, ütleme, siiski tegu mingisuguse erandi olukorraga selles mõttes, et mida 20. novembril tõstatus küsimus ja ilusti Andrus Keuiga põhjendas, et siin on tegemist KAH-ala metsadega, ehk siis te aktsepteerite seda seisukohta, mis me oleme ühine vaade. Ei vaadake, KAH-ala iseenesest ei tähenda seda, et seal peaks metsamajandamine lõppema. Me ei taotlegi seda, me pole kunagi seda öelnud. Ja KAH-alal peab metsamajandamine olema tulemuslik. Kui me siit seda puitu tarbime, siis me peame ka uue metsa kasvama saama. Ja siis ongi puidu varundamine eesmärk või? Meie kogemus ütleb, et siin kahjuks muud varianti selle metsa uuendamiseks peale lageraie ei ole. Nende tükkide osas. Nende tükkide osas ei ole. Tänased need on need, mis vajavad esmajärjekorras uuendamist. No ärme lasku detailidesse, aga lihtsalt infoks, et me oleme ka siin lasknud üle vaadata ja saab ikka teha ka muid raieid lisaks nagu lageraiele, et siin ongi see põhimõtteline koht, et erinevus, et igal pool ei pea see
majandus sellisel viisil eesmärk olema ja puidu varundamine ei pea ka eesmärk olema. Ja küsikski nagu, et kuidas see nagu kava nagu arvestab seda protsessi, et üle Eesti, eks ole, meil ei ole praegu kehtivat metsanduse arengukava riigis, et te tahate siin kinnitada mingid raied, mis on nagu 2030 ja teine asi on see, et Kose vallas on ju üldplaneeringu protsessid pooleli ja seal jätaks äkki need üldpoliitilised teemad. Need ei ole poliitilised teemad, vaid need puudutavad konkreetselt seda üldpoliitiline metsanduslik teema ei sega mitte kuskil metsamajandamist. Kui te käite sellise väite välja, siis peaks olema metsamajandamine Eestis täna lõppenud. Ei, ma käin selle väite välja, et teie tahate teha mingeid arenguid siin või mingid kokkulepped aastateks 2030, et meil ei ole Eestis kehtivat metsanduse arengukava. Selle põhjal te teete seda. Need ei puutu absoluutselt kokku. Mismoodi nad kokku puutuvad? Sellega, kas metsanduse arengukava on või ei ole konkreetsel lageraie plaanil mingit pistmist. Meil oli siin koosolek, eks ole, talvel ja te pidite nagu nii-öelda kogukonna arvestama seda nii-öelda kogukonna huve ja nii edasi, et kui palju siis see uus plaan siis seda kogukonna huve siis kajastab? Kogukonna huvid on arvestatud võimalikult maksimaalsel määral. Et see on maksimaalne määr? Jah. Et ärme nüüd detailidesse sumbu, et see on ma arvan ka, et detailidesse sumbu, et ma siin praegu võtan õiguse ja annan äkki vallale hoopis sõna arvamuseks. Ma tahtsin seda sama teha, et siit poolt õige kah, et kohalik omavalitsus ütleme, põhjendaks ka neid kaalutlusotsuseid, et meie ei ole metsamajandamiskava koostanud ja tänases selles tulime meie kuulajate rollis. Ei, ma ei tahtnudki seda vastust saada. Kose vallavalitsus ja volikogu on ju seda kava näinud. Volikogul ei ole ettepanekud, ei ole ka vallavalitsusel olnud ettepanekuid selles suhtes, et kas me saame siis kas me saame sellest aru, nad käisid volikogus lihtsalt käis tutvustamas, aga keegi pole küsinud volikogu liikmetelt ettepanekuid. Me oleme aasta lõikes teinud oma eesmärkide alates petitsioonist ikkagi, ütleme, juba algselt petitsiooniga oli nagu küll algeliselt, aga küllaltki juba sisult. Tõmbaks nüüd selle ikkagi kokku. Volikogule on tutvustatud, vallale on tutvustatud valla ja volikogu poolt ei ole tulnud kava juurde täiendavaid ettepanekuid minu teada. Ei ole tulnud. Järelikult vald ja volikogu on sellise metsamajandamise plaaniga nõus ja päri. Nüüd on minu küsimus, mis on siis kogukonna esindajate pakkumine, et oleks vaja teha teistmoodi, et kogu see on teie tõlgendus, et volikogu liikmed on nõus, see ei ole nagu niimoodi otseselt tõlgendatav. Nagu millele tugineti, see oligi see kaalutlusotsuse küsimus. Nii tundub, et teil ei ole soovi ikkagi seda kava sisulist arutelu teha. No kas see ongi praegu sisu? Millele tugineti? Mis mõttes millele tugineti? Millele kohalik omavalitsus tugines? Kohalik omavalitsus, mina julgen küll praegu öelda, et kohalik omavalitsus tugines sellele, et Riigimetsa Majandamise Keskusele on usaldatud riigimetsa majandamine ja need otsused, mida Riigimetsa Majandamise Keskus teeb, on õiged ja pädevad, et seda metsa välja kasvatada. See on see, millele kohalik omavalitsus tugineb. Ma ei eeldagi, et kas te siis olete nõus sellega, et kuna Kevvai käis volikogus seda tutvustamas, et kas teie valla esindajatena siis ütlete, olete selle esitatud kavaga siis nõus, et saab seda siis kohalikele inimestele edasi minna, ütleme, et vald on sellega nõus või? Kellele või küsimus? No te olete valla esindajad. Valda esindab vallavanem ikkagi. Ei no teie olete siin nagu selle esindajad. Meie arvates selle kava võib edasi minna. Et meie näeme seda, et metsa tuleb jätkusuutlikult majandada ja praegu see kava võimaldab seda. Mul on teile üks konkreetne küsimus kui valla esindajatele, et kui te näete, et see vastuseis majandatava kava RMK ja kogukonna vahel kestab juba üle aasta, et kus on teie nagu ütleme toetus kohalikule kogukonnale, et hetkel see puudub on asja nii? Aga asi on selles, et kõik toimingud peavad kuidagi olema üles
seadustega. nii. selle jaoks on olemas metsaseadus, metsamajandamise eeskiri, kõik igasugused sellised seaduslikud aktid, mis on välja antud. ja kuna RMK neid täidab, siis meie ei sea keelata, asi on seaduslik, me ei saa mitte midagi teha, ütelda, et nii, ei majanda oma asja. nii, vald ei saagi sellist otsust võtta tegelikult. ja vallalt me keegi ei eeldagi, et vald peaks omama süvametsanduslikku teadmist. keegi ei nõua. Keegi ei eeldagi vallalt seda. olgu, korra eksitan. ma lõpetaks küsimuse vallale ära, sest see on nagu enam-vähem ilmselt viimane kord, kui ma nüüd üldse midagi sisulist küsida saan. et siiski, et kui te näete, et see vastuseis kestab üle aasta ja lahendust ei ole, siis kus on teie vastu tuleb kohalikule kogukonnale? või see puudub? mis mõttes, tähendab kus on teie toetus kohalikule kogukonnale? põhjendatud ütleme sellist mul on küsimus tekkinud. argumenteeritud ja põhjendatud ettepanek, sest metsamajandus, Eleri räägib siin püsimetsamajandust. tead sa, mis on püsimetsamajandus? oled sa metsandust õppinud? kas vallas on metsandusspetsialistid, kes ütlevad, kuidas on õigus nagu pange palun see lindistamisaparaat ära. ei pane. ja ta liibki välja see, me ei ole kokku leppinud, te ei ole öelnud, et te lindistate siin. kas ma võin lindistada? Pange palun kinni, see on meie korraldatud üritus. siit alates võime seda siis öelda, see aparaat oli laua peal näha ja vastuvõetud ei olnud. keegi ei ole seda öelnud, et hakatakse lindistama siin. see on meie korraldatud koosolek, kui teie tahate siin mingeid lindistamise asju teha, siis seda tuleb öelda. palun pange see aparaat kinni. ei pane. kas ma võin ta välja siit? ma võin välja selle aparaadi siit. andke siia see aparaat. ei, ma ei anna teile seda. ma peaksin teile seda aparaati andma. siis minge välja selle aparaadiga, te ei ole kokku leppinud selles. kes teie üldse olete, et siin korraldate mingit koosolekut? teeme pausi, vaheaeg, kui see asi niimoodi jätkub. see ei ole selle eesmärk. see ei ole küll konstruktiivne tegevus praegu. mis teil selle vastu on? Mis teil selle vastu on? Lindistage, kui tahate. Lepime kokku, hetkel ei lasku sellistesse vaidlustesse, küsime, kas on luba salvestada edasist juttu. Ei ole. Mis põhjendus? Sellepärast, et me ei tee siin avalikku diskussiooni, vaid me arutame sisuliselt asja. aga siis me tahame konkreetselt teada, mis asi see, mis koosolek see üldse täna on ja mis tulemusega see lõpeb. nüüd kuidas seda siis protokollitakse küsimus? kõigepealt tekib minus küsimus see, et missugune on see kogukond, keda te täna esindate? siin on allkirjasid ligemalt 1000 inimest. Kust need allkirjad on tulnud? Need on teile antud üle juba ammu. Nii palju on Kose vallas elanud. Esimesel 5 päeval oli see. sa ei ole küll näinud. Keda te siis esindate? külasid, külavanemaid. laps ei kvalifikatseeru siis vallakodanik. Hetkel ma saan aru, et vallal ja vallavolikogul on igatahes suurem legitiimsus esindada kohalikku kogukonda. allkirja õigus. kui 1000 vallakodanikku ei ole teie jaoks mitte keegi, kelle arvamusega mitte arvestada ja keda mitte kaasata, siis ma räägin teile, kõikide teie arvamustega on võimaluste piires arvestatud. Kui teie eesmärk on iga hinna eest seda kava takistada, edasi lükata, keelduda igasugusest koostööst, siis meil ei ole mõtet. aga te ise panete piirid, te räägite, et see on maksimaalne, mis te teinud olete, te pole mitte midagi sinna uut pannud. Jääge teie oma mõtete juurde. Ma nüüd võtan küll õiguse, et kas ma nüüd koputan lauale või ma teen midagi muud, aga et sellisel viisil seda koosolekut ei saa jätkata. Ei, minu meelest ei ole mõtet jätkata, kui kohaliku kogukonna esindajatega läbirääkimine ja arutelu võimalik ei ole, siis ei ole meil mõtet seda jätkata tõesti. Siis me arutame seda asja valla ja volikoguga edasi. Korrigeerin, ei ole nii, et see on tuletuslik teie nägemus praegu. No ma ei ole kuulnud veel asjalikku arutelu täna.
ja ärme juhi siis siia sinna, mis loksutakse sellises Meie olukorras. juhi. Meil oli kohaliku omavalitsuse koha meie juhi praegu on küsimus üleval konkreetse tükiga. ja andsime sõna kohalikule omavalitsusele ja küsisime, keda nad esindavad ja nad ütlesid, et vallavanem esindab, aga hetkel siin ja praegu teie kohalik omavalitsus ütles väga selge sõnaga, et neil metsanduslik pädevus puudub ja nemad on nõus selle kavaga, mis Riigimetsa Majandamise Keskus kokku on pannud, sest see arvestab metsade jätkusuutlikkuse ja kosemetsade püsimajäämisega. Selge. Ja kui neil pädevus puudub, siis millisele otsusele või millistele alustel on kaalutlusotsuses praegu siis tehtud? No, mina ütleks, et metsaseaduse alusel, millega on Riigimetsa majandamine antud RMK-le. Aga planeerimisõigus ütleb, et ka kohalik omavalitsus peab vaatama teise nurga. Nii, ja nüüd ma tahaks näha Eleri üldplaneeringu volitatud esindaja volitust. Sina tahad näha, kes sa selline oled, et sa tahad seda näha? Ärme siin lasku. Eleri, mis õigusega sa tuled? Kas Eleri suudab nagu olla viisakas ka mingil hetkel või? Et lihtsalt palun Eneli saadaks sulle edasi selle, palun väga. Kui teda häirib, siis ei peaks seda siia kaasama. Kas see küsimus puudutab tänast koosolekut kuidagi? Miks sa esitad sellise küsimuse? No aga proovi palun paremini, et teie esindaja oleks nagu adekvaatne. Kõigi kohta rahu. Härra Sepp, katsume need isiklikud hinnangud hoida oma organisatsiooni siseselt. Minu juuresolekul ei solvata meie esindajaid. Käituge nii, nagu on ühele... Ärme klähvi. Keegi ei klähvi, kasutage oma sellist... Oota, kes see klähvis? Ma küsisin ju sellelt ära, et mis alustel ta küsib seda küsimust. Teie organisatsiooni siseselt on võib-olla lubatud selline kõnepruuk, siin laua taga mitte. Palun kontrollige siis oma esindaja. Võib-olla anname selle planeerimisega seotud küsimus, et need kavad, mis on ju praegu koostatud ja mida tutvustatakse, on kehtiva üldplaneeringu alusel. Et praegune kõik tegevus, mis toimub, on kehtivate seaduste üldplaneeringu alusel. See, mis on nüüd koostamisel üldplaneering, seda me ei ole veel kehtestanud, see on küll järelikult ja sinna heakskiitmiseks saadetud, aga me veel ei tea ju, kuna me seda saame kehtestatud. Et sinna on ju pandud sisse, et need riigimetsaalad, mis jäävad siis tiheastusala sisse ja ka piirnevad need, mis me olime välja valinud, et nendes osas tehakse metsamajandamiskavad siis koostöös kogukonna ja Kose vallavalitsusega, aga senikaua, kui ei ole uut üldplaneeringut kehtestatud, ei saa seda aluseks võtta. Aga praegu ju on tegelikult ju need, mis on siin täna näidatud, need nii-öelda raielangid, et need tegelikult ju kuuluvad sinna ju aladesse ka, mis on meil uues hüüpes märgitud. Et rohkem nagu planeerimisalast ma ei saa nagu midagi. See ongi üks osa sellest uuest üldplaneeringust. Jah, et selles suhtes, et uus üldplaneering sellega arvestab ja et kohalikul omavalitsus ei ole praegu olnud nii-öelda... Omavalitsus oleks saanud need alad määrata nii-öelda lageraiest välja, et oma planeeringuga... Ja selleks on vaja maaomaniku nõusolek. Noh, see räägime siis kohtus edasi. Kohtus vaieldamisel. Ei, see vastab tõele, Enelin, eks oleme sellest rääkinud. Tihastusala ümber nende kaitseks mõeldud metsad on maaomaniku nõusolek. Loe palun seadust. Ma olen rääkinud Eestis tippjuristidega sellel teemal ja ma tean väga hästi, et ei ole vaja maaomaniku nõusolek. See oled sina arvamisel, aga... Ei, mina ei ole, see ei ole minu arvamus. Keskkonnaministeeriumi rahandusministeeriumi Kuulge, palun, me oleme jälle kuskil juriidilistes vaidlustes, me oleme kavast läinud ei tea kuhu kaudu. Minu küsimus on kohaliku kogukonna esindajatele, mis on need ettepanekud, mida me peaksime selle kava juures veel arvesse võtma. Senised ettepanekud me oleme arvestanud maksimaalselt võimalikul määral. Mis on veel? Kas on metsaseaduse alusel lähema 10 aasta perspektiivis võimalik, kui saaks selle pildi tagasi, mis oli see raiet plaan praegu. Oota, kas te tahate nüüd ettepaneku? Ma teen ettepaneku, et kirjutada kavast välja lageraied. See ei ole võimalik, see ei arutelu alla, sest seda ei ole võimalik arvesse võtta. Aga te küsite ettepaneku, ma ütlesin ettepaneku. Jah, aga seda me oleme seda ei ole võimalik arvesse võtta. Ma lõpetaks küsimuse ära, et kas metsaseaduse võimaldab selles planeeringus praegu muutusi sisse viia?
võimaldab. seda ta aga nii-öelda raiekohtade, raiealade suuruse ja no kohati, kui on mingi see 130 männik, kui see on valikraiega tehtav, siis ka selles osas. Aga nende kuusikute raieviisi osas ei ole võimalik. Milline on puistu, noh ütleme, et see praegu viimane vanus, et rakendada metsaseadust teile sobival viisil? Sellist numbrit ei ole. Ehk siis on võimalik seda muuta? Ei no iga mets võib oma koha peal seista 1000 aastaid. Jah. Küsimus et milline on puidu bilanss, milline on see noh ütleme jah, see sõna juba kordub, aga ütleme üldplaneeringu vaatest seal määratud eesmärkidega sidusus ja milline on takistav tegur siin neid muutusi sisse viimaks? Takistav tegur praegu, mis ma tahaks öelda jälle, ei ole selle auditooriumi arutada, takistav tegur on metsaseadus. Kui te tahate metsaseaduses mingeid asju muuta, palun minge Riigikogusse, tehke seadusettepanek, muutke raievanust, muutke seda, teist, kolmandat. Küsimus on praegu siin, et metsaseadus ütleb, et metsa peab majandama selliselt, et oleks tagatud selle elujõulisus, uuenemisvõime, mitmekesisus. Täpsustan küsimuse algust. Ma küsisin, kas lähema 10 aasta sees on metsaseadus takistuseks, et siin ei saa muutusi sisse viida 10 aasta sees. Kas see on, nagu me teame, et see ei olevat kivisse raiutud? Vastus oli, et muutusi saab sisse viia, aga metsade uuendamine peab olema tagatud. Selliseid muudatusi saab sisse viia, et metsade uuendamine ka sellel alal oleks tagatud. Kas senine praktika, 20-aastane praktika on taganud metsade uuenemise? Kosel, nendes samades metsades? Meie metsanduse 100-aastane ajalugu on taganud kõigi meie riigimetsade uuendamise. Ei, 100 aastat ei puutu, praegu konkreetne 20 aastat. No 20, mis saab 20 aasta pärast, ma usun küll, et on taganud. Tagasivaates on kõik raiutud alad uuenenud. Ütleme, arenenud selles suunas, nagu te ootate. Jah. On arenenud. No me paneme igale alale oma eesmärki, mida me seal tahame saada ja selle nimel me tööd teeme. No kas see eesmärkide materjal on kätte saada tagasiulatuvalt? Eesmärkide materjal, puuliigilised eesmärgid, need tulenevad jällegi metsamajandamise eeskirjast ja vastavalt kasvukava tüübile pannakse sinna uuendatava puuliigi eesmärk. Jah, aga kas seda on kontrollitud? Mis mõttes kontrollitud? Noh, ütleme tänasest päevast tagasi vaates 20 aastat, kas see eesmärk on saavutatud selle vastus on, et jah, seda kontrollitakse RMK-s kogu aeg. Võib ma sekkun, et seda kontrollitakse, aga teinekord on see, et loodus lihtsalt teeb oma soovi. Et iga kord ei ole see nii-ütelda saavutatav. Et sinna ei ole paraku midagi teha, kui sa nagu vihjad sinna ravilapoolsele otsale näiteks, siis jah, seal on seda viisi, et tõesti sellest kuuse-kase segametsast on täna saanud haavik, mitte valge lepik, aga haavik. Ravila pool on hall lepik. Hall lepik, see oli ka enne hall lepik. Nii, aga ikkagi minu küsimus on, räägime ettepanekutest, kas on kogukonnal mingeid ettepanekuid, mida oleks võimalik arvestada? Jah, ja siit küsimus edasi, et kas see, ütleme see eelnev 20 aastat praktikat ja nüüd tulevased plaanid, et kas see nüüd tagab? Kuidas seda ettepanekuna käsitleda? Selle kava juurde? No ettepanek oli see, et säilitada olemasolevat ja küsimus oli, kas metsaseadus keelab neid alasid säilitada sellise puistu vanusena veel edasi. Ja minu vastus on see, et kui te tahate, et metsaseadus keelaks Kose valla metsade majandamist, siis tuleb minna seadusandja juurde. Aga seadusandja ütles, et te peate kokkuleppe saama kohaliku kogukonnaga. Seadusandja ütleb, ma loen seda kolmandat korda täna ette. Kaasamise kaudu peaks RMK arvestama võimalusel kohalike kogukondade seisukohtadega. Võimalusel. See tähendab seda, et mets peab saama majandatud. See on see võimalus. Aga teie praegu nõuate seda, et metsa majandamine tuleks viia, ma ei tea, mis tasemele siin, mis igal juhul ei taga metsa uuendamist ja see ei ole selline ettepanek, mis käiks selle võimalusel arvestatava ettepaneku alla. Aga kas te olete kaalunud seda seisukohta, et nüüd nagu räägitakse siin iga päev praktiliselt kliimamuutustest ja mingisugusest
noh, ütleme arusaamisest, et midagi on tarvis muuta, nii-öelda rohepööret. Tänane peaministri kõne sisaldas täpselt sedasama ja tal oli oluline sõnum ametnikele ka, et peate oma mõttemaailma natukene korrigeerima. Ja teil on volitus kui RMK peametsaülemal teha ettekandeid, ettepanekuid juhtkogule ja Vabariigi Valitsusele, et seadus üle vaadata. See on teie ülesanne. Mina ei näe vajadust seaduse ülevaatamiseks. See teema läheb nüüd kavast väga kaugele. See on jällegi see metsapoliitiline teema, mille arutamiseks me täna siia kokku ei ole tulnud. No meile praegu vastati, et me peame... Minu küsimus korduvalt on olnud, kas on kogukonna esindajatel mingeid ettepanekuid selle kava juurde, mida me saaksime arutada, kas see on võimalusel arvesse võetud? No meie ettepanek on... Tundub, et siin tuleb. Siin meiepoolsed nagu ettepanekud ja kuulnud, aga ma ei ole kuulnud, ma 20. jäänud kohal. Ei saanud tulla töö ajal, korraldati töö ajal. Nagu ikka. Ja et ma ei ole teie poolt nagu kuulnud mingit paarti, või mille üle ma arutame, te rääkisite maksimumist, maksimum on tehtud. Ei omalt poolt ei, aga mida te saate nagu sealt nagu meie poole vastu tulla, kuulaks seda korra. Mis on teie nägemus, kuidas te saate meie poole vastu tulla, üldse mingi kokkuleppe saada? Teiepoolsed ettepanekuid nende raiealade osas. Me tegime, aga tulge natuke vastu. Palju te üldse, või millal te haakute meie jutuga? Te nagu ei haaku meie jutuga üldse, kus oleks see pidepunkt, ma küsin. Mis see ettepanek? Ettepanek oli teha, et see, et mitte teha lageraiet. Sellele ma vastasin. Me ootame teist ettepanekut, et see ei ole võimalik valdava osa, praegu need, mis on raiesse valitud, ei ole praktiliselt ühegi ala suhtes võimalik rakendada muud. Kas seal on alternatiivi lageraiele? Te ütlete, et seal ei ole alternatiivi lageraiele? Ei ole. Nendel metsatükkidel ei ole. Vahemärkusena ütlen ainult Eestimaa Looduse Fond leiab küll, et on. Eestimaa Looduse Fond võib seda leida, aga Eestimaa Looduse Fondil ei ole kohustust tegeleda nende metsade uuendamisega. Aga te ise olete öelnud, et valevike metsades ei ole puidu varundamine eesmärk, on nii? Ja ma ütlen ka täna seda, et siin ei ole puidu varundamine eesmärk. Lähtume siis millestki muust. Lähtume millestki muust. Me võiksime nagu sellest puidu varundamise teemast välja tulla. Ma olen püüdnud seda korduvalt selgitada, et meie ülesanne on tagada metsade uuenemisvõime ja metsade mitmekesisus ka tulevikus. Te lähete nagu jääte kinni oma majanduse juurde, aga nagu palun lugege nagu RMK põhikirjast ja te leiate sealt ka, et RMK üks põhiülesannetest on ka looduse kaitse. Sellega me tegeleme looduskaitsealadel. Kuidas see puutub praegu siia? See puutub siia, et ei pea majandama, keegi käsi teil lageraiet teha. Keegi käsi teil majandada, ühtegi seadust pole. Sellest teie seisukohast me oleme väga praegu kursis, me oleme seda korduvalt öelnud seda, et seda ettepanekut, et mitte majandada, ei ole võimalik siin arvesse võtta. Minu küsimus veel kord on, kas on ometi mõni ettepanek, mida oleks võimalik Miks on eesmärk siis uuendada? Miks on eesmärk uuendada? Eesmärk uuendada on selleks, et see ülesanne on kõigile meie selle metsa eest hooldajatele pandud. Et kui me kasutame puitu ka koseümbruses, siis me peame seda uuendama ka seda metsa. Aga te just ütlesite, et puidu varundamine ei ole eesmärk. Ma tegin ka ettepaneku, et ärme räägi sellest puidu varundamisest. Te räägite endale vastu, räägite ju selle lausega. Ma ei ole kunagi endale vastu räägite. Aga see on ju vasturääkivus ju. Puidu varundamine on uuendus. Ettepanekuid ei ole, ma saan aru, et me võime selle kokku tuleb, aga me ei saa meil olid ettepanekuga, et nendega te ei arvestanud. Te ei arvesta kogukonna ettepanekutega. Mitte ühega, nagu ei ole seda puutepunkti üldse. Ei no vaadake, me ei arvestagi nende ettepanekutega, mida ei ole võimalik rakendada. Aga mis on võimalik? Valgustate meile. Võimalik on rakendada selliseid võtteid, mis tagaksid metsa uuenemisvõime. Ma võin konkreetselt näite seda sama Siniville tänava serva. Me oleme seal juba käinud sees korduvalt ka nende elanikega seal. Seal on märgitud ära kased, männid, mis jäävad püsti. Märgiti ära ka järelkasvugrupid, kuuskedel, noored kuused. Nendele tehti ka ringid ümber, et need jäetakse kasvama. See on meie võimalus.
oota, aga kui palju siis võib märkida, kogu metsa võib ära märkida siis? Ei või kogu metsa. Aga siis on küsimus, et mis asi see vastutulek on, te olete teinud mujal kogukondades ka niimoodi, et märginud ära 2 puud ja siis ülejäänud läheb nagu nii-öelda lageraiesse. Eleri, ärme vaidle, ärme lase teemat, mis no selge, aga siis ärge, tähendab meil on praegu räägitud mitte 2, vaid neid on seal mitukümmend. Praegu ma tahaks nagu selle teema siin kokku võtta praegu, et ettepanekuid kogukonna esindajatelt ei tule. Vale. Ja see eesmärk on iga hinna seda metsamajandamist siin pidurdada ja takistada. Ja kuna me oleme siiski kohaliku vallaga koostöös ja kohalikul vallal on palju suurem legitiimsus selle kohaliku kogukonna ees, siis me töötame selle kavaga kohaliku vallaga kooskõlas. Ma paluks siis nüüd, kas see koosolek teil mingil viisil praegu protokollitakse sellisel viisil, et see on nüüd nagu ei, sellist sisulist töökoosolekut keeluga mingisugune koosolek. Ei, sellist sisulist töökoosolekut, kus me arutame, et kas lank on nii lai või nii kitsas või nii paks. Ja seal me paneme kirja need, et mis me siis otsustasime. Ehk siis te praegu protokollite enda otsuseid? No meil ei ole siin täna midagi protokollida. Praegu me saame protokollida ainult selle, et kohaliku kogukonnaga poolt ettepanekuid, mida oleks võimalik arvestada, ei tulnud. Me pole sinnani jõudnud, te pole seda lastnudki. Mul on praegu palve, palun protokollida, kui kohalik omavalitsus ütles selgesõnaliselt siin ja praegu. Kohalikul omavalitsusel puudub metsakasvatuslik pädevus. See tähendab, et kuidas nad saavad siis osaleda selles protsessis jah-sõnaga. Kes seda ütles? Teie ütles. Mina ei öelnud sellist. Ei, mina ütlesin seda. Mina pole kohalik omavalitsus pole küll seda öelnud. No, mina ütlesin, et mina ei eeldagi, et kohalikul omavalitsusel peaks olema metsakasvatuses kogemus ja pädevus ja ta peaks seda teadma ja see ongi normaalne toimimine, et kohalik omavalitsus usaldab riiklikku institutsiooni, kes selle asjaga toimetab igapäevaselt. See ongi normaalne. Kui me tahame, et võimalikult palju jääks puit püsti, ma räägin väga lihtsalt. Palju te siis seal jätate püsti või? No ma ütlen, kuna ei ole mingist haakepunkti, ma proovin vähemalt midagi, et 10 puud, mitu puud läks maha? Me ei ütle ühtegi arvu välja, need sõltuvad kohapealsetest oludest metsas. Me ei ütle ühtegi numbri. Kas need on kõik ära märgitud, mis seal on? Ei ole. On need kõik ära märgitud? Ei ole. Et ma proovisin 20 minutit tagasi küsida konkreetse küsimuse, et kas metsaseadus keelab siin vangerdada neid aastaid ringi ja kas 10 aasta perspektiiviga ei saa neid metsi ilma lageraiet alles jätta? Ei keela vangerdada ringi, aga tuleb paigutada siia sisse see kogus, mis ta öeldiksin kokku? 26 hektar. See kogus tuleb siia paigutada. Aga, ringi võib tõsta nii palju kui tahaks. Aga mis hetkest ei saa ringi tõsta vääriselupaikadesse kaitsealustele maadele. Mis hetkest see kogus siis määrati, et ma saan aru, et see kogus on määratud juba enne KH-alade kaasamiskoosolekuid? Kogus on pikaajaline metsateaduse praktika ja kogemus nimega arvestuslank, kus vaadatakse, et mis on optimaalne metsaraie pindala selles konkreetses kohas, et liikuda võimalikult ühtlase metsa olemise. Millal see kogus on fikseeritud? Mis aastal? Mis kuupäeval? See võime igapäevaselt teha. See on iga aasta ta muutub, see fikseeritakse iga aasta. Kuidas ta kosel on fikseeritud? Vaata, meil on vanast oli, et iga 10 aastat tehti metsa. Ei, praegu on iga aasta tehakse seda. Praegu on jookseb metsakorrad. Metsakorrad kogu aeg pidevalt metsas ringi. Vaatab olukorra üle ja vastavalt sellele, kui palju on sealt uuenenud langid ja vastavalt sellele võetakse vanuselised tervislikult võetakse need järgmised langid raiud. Et praegu on metsakorraldus jooks pidev. Vanast oli nii, et 10 aastat käis metsakorraldus, metsas tegi 10 aastase majandamiskava ja siis metskonnad raiusid seda 10 aasta majanduskava. No praegu on tegelikult suur number, arvutatakse 5 aasta peale ja minister kirjutab selle numbri ette, mis on 5 aastas vajalik uuendada, kui suur see maht on ja sealt need numbrid tulevad. No hetkel selgus, et see 26,1 hektarit, et see on juba ju varemalt paigas, ehk siis on see on number, mis konkreetse metsa vanuselisest koosseisust lähtuvalt on selline, et
selle metsa täna hetkel raieküps mets saaks uuendatud 20 aasta jooksul, mis on ausalt öeldes no juba nagu pikemaks veetud asi. See on pikemaks veetud see uuendamise aeg. Aga see 26 hektarit oli ikkagi paigutatud siis, kui need arutelud ei olnud veel käima läinud. Ega seda, see ei tule jooksnud kogu aeg muutus. Ei, no. Et no lihtsalt metsa oleme käsitlus on teine, et kuskil nii-öelda sihtotstarbega täielikult majandusmetsas, mis ei ole pilditletud lageda aladega, teedega, üldplaneeringu kehtivusalas eesmärkide põhiselt, et siin on ju sellise ikkagi... Formuleeri palun ettepanek. No formuleerin sedasi, et tumerohelised alad ja 2020 alad tuleks ringi mõelda. No aga see ringi mõelda selles mõttes, et see 26 hektarit tuleks panna kuskile mujale. Selles ala sees. See on see ettepanek. Veel kord küsimus, kus tekkis 26 hektarit? 26 hektarit on tekkinud sellest samast kavast ja nendest olemitest. Metsa olemist lähtuvalt. Metsa seisundist, metsa vanusest lähtuvalt on see leitud. Ma ei tahaks siia tehnilisesse metsakasvatuslikku keelde minna, aga ütleme möödunud aasta praktika ja võib-olla ka varasem, ütleme täielikku ülevaadet pole, kuid on alustatud ikkagi kvaliteetsemast. Kui on ettepanek, et see 26 hektarit tuleb ära jagada selle olemasoleva 160 sees kuidagi teisiti, siis palun tehke see ettepanek. Aga see peab olema see sama kogus, hea küll, ma ei ütle 26,1. Pindala. Suurusjärk peab olema sama. Aga see peab olema siis paigutatud kuskile mujale. Kui te ütlete, et see meie plaan selles mõttes on halb, siis palun esitage meile teistsugune alternatiivne plaan, kuhu paigutada see 26 hektarit selle ala sees. Aga kas on võimalik, et teie ise annate meile suunisküsimused, et nii nagu ma täna kella 3 küsisin, et milline on koosoleku läbiviimise päevakava, et me ei saaks ette valmistada? Tänase koosoleku eesmärk on kuulata ära kohaliku kogukonna ettepanekud selle kava juurde. Praegu on tulnud üks ettepanek, et see 26 hektarit on kuidagi jagatud maastikul valesti. Nüüd me peame arutama seda, et kas kogukonna poolt tuleb mingisugune parem jagunemise ettepanek, jagamise ettepanek. Aga me peame leppima ka selles kokku, et see kogus peab olema siia paigutatud vastavalt metsaseaduse nõuetele. Jah, ja siis see küsimus, mis ennem kõlas jälle ikkagi pöördun tagasi selle peale, et kas metsaseadus keelab teha muutusi 10-aastases vaates selles puistus või nendes puistutes, mis on määratud 2020 raiesse. Selle kava alusel, kuigi ka see aasta nagu ei mahu, nagu ma aru sain algusest. Ei, see on praegu jälle plaan venitada asjaga. Lükata otsustamine kuskile kaugemale. Lükata probleemi lahendamine kuskile kaugemale. Ei ole. Ja äkki on see Virko nagu mõte on see, et kui see praegu on siin ära määratud näiteks 2025 raie, et kas siis seda, kui see aasta nagu läheneb, saaks üle vaadata, on sinu mõte või? Ei, oleks vaja üle vaadata kogu see kahala, metsaala lähtuvalt sellest, mis oli prioriteediks, vähemalt siis kvaliteedi järgi. Ja kui 10 aasta perspektiivis need 2020 rohelised alad, mis praegu on siin 2012 numbriga, siis me saime vastuse, et 10 aasta perspektiivis on see võimalik. Sa tahad öelda, et me peaksime, et see valik, et need kuusekoore juuraski näritud asjad peaksid jääma, et see on meil pandud esimesena raiesse, et see on nagu vale. Selle saab ära lahendada mitte lage raiega. Ei, no meil ei ole, meil ei ole selles mõttes seda võimalik teha selles mõttes. Sanitaarraiega, kui me selles metsas teeme sanitaarraie, siis selle metsa täius läheb nii madalaks, et ta muutub automaatselt nii-ütelda mitte metsamaaks või metsata metsamaaks loetakse, ta läheb nii hõredaks ja siis sellele järgnebki lageraie, see võetakse nii või naa. Ei no tõlgime selle sanitaarraiega eesti keelde. Sanitaarraiega lõigatakse välja vigastatud puud, mille tulemuseks on lageala. Mis on vahetan siis, kas selle nimi on lageraie või sanitaarraie? Ma olen kogu aeg öelnud, et ärme takerdu selle nimega. Ta on sarnaneb häilraiega sellisel juhul. Ei sarnane, kuskist ostast. No sarnaneb. Kui me lõikame ala lagedaks, siis ei ole seal häilraiega midagi pistmist.
praegu me peame keskenduma sellele, et milline peab olema see raieala, et see asi oleks uuendatav. Tuleme nüüd selle ettepaneku juurde tagasi, et kas kogukond tahab see 26 hektarit selle ala sees paigutada kuidagi teisiti? Üks kiire erialane küsimus, et äkki te selgitate mulle, kuna teie selline metsandusalane pädevus on kõige kõrgem ja kõige paremini on need metsad siin majandatud praegu, ma saan aru, nii on see, jah. Et kuidas on saanud tekkida olukord üldse, et nende kuusikute tervis on niivõrd halb? A ja B, kui te kavatsete nüüd uuendada sama puuliigiga, kuidas vältida selle probleemi kordumist tulevikus? See küsimus oli tegelikult kuusikute tervis ja üraski kahjustused kuusikutes ei ole, need käivad perioodiliselt iga 30 aasta pealt. Et see on ei ole nagu teie majandamisest sõltumatu nähtus, mis tabab meid nagu Egiptuse ma tean, ma tunnen ära Mati Sepa seal taustal praegu, kes ütleb, et puhtpuistude kasvatamine on vale teema. Mitte Mati Sepa, ma olen bioloogiaõpetaja, palun selgitage mulle, et ma oskaks lastele tunnis rääkida. Metsakasvatuse põhitõdesid veel. No see ei ole tänase päeva seda me tuleme kooli eraldi rääkima, kui on vaja metsakasvatuse põhitõdesid lastele selgitada, me räägime seda ise. Aitäh, me saame hakkama sellega. Sest bioloogiaõpetaja ei pea seda tegema, seda võib metsamees ka teha. Aga te ise ütlesite, et ürask on põhjus, et siin oligi küsimus tulenevalt ürask tuleb sisse, eks ole, kui te ütlete, et 30 aasta pärast on see ürask jälle tagasi, eks ole, ja panete praegu uuendate selle kuusega. Ürask, see on hea teema. See on nii ja naa, et tavaliselt see ürask, kui ta ei ole massiline, ei tule sinna noorde metsa. Ta ründabki seda vanemat. Ei no järgmine küsimus on juurepess, kui sa selle üraski ära vastad. No sealt edasi on siis juurepessu teema. Mati Sepa järgmine küsimus on juurepess. Sellest oli meil ka juttu. Ja, kuidas te kliima soojenemisega seoses teete nagu raiet, kui on juurepess, eks ole. Ja, need küsimused kõik on vaja läbi arutada. Nii, lähme ettepanekute juurde tagasi. Kas kogukond tahab tegeleda selle 26 hektari ümber paigutamisega? Kui see võimalik lageraiet vältides teha, siis... Lageraie teema me oleme ära rääkinud, seda võimalust ei ole. Raie mahtu ei ole võimalik vähendada. See on nagu kogumus on isegi pikemaks venitatud kuusikutes, kuritegelikult pikaks venitatud siin see aeg. Kuusikute majandamise mõttes. Aga räägime... Mahtu ei ole võimalik vähendada. RMK kogemusega Rutar Roht ju mainis just, et jooksvalt hinnatakse pidevalt, et see ei ole nagu 5-aastase plaani põhiselt, et kuidas see siis nagu võimatu hetkel on. Ei no vaata, kui täna on puistu 100-aastane, siis see ei tule meile üllatuseks, et järgmine aasta on ta 101, kui talle vahepeal maha raiuta. Selles mõttes ei muutu kardinaalselt see pilt. Hetkel ei ole 100-aastast puistust. No okei, ütleme, ta on siis 50-aastane. Ja siin oli küsimus jällegi, et 10-aastase perspektiiviga siin ei juhtu mitte midagi. Aga me ei tea siin maski taga, mis meiega 10 aasta perspektiiviga juhtub. Ärme lähe sellesse teemasse, mida bioloogiaõpetaja väga täpselt teab, et metsaga ei juhtu mitte midagi, kui inimene seal midagi ei tee. Mets püsib, uueneb, kasvab, areneb. Sellega ei juhtu mitte midagi. Siin on vaja kõik ära lõpetada, aga see ei ole tänase koosoleku foorumi otsustada. Ei meie, ei teie. Mida teha siis, et see 26 hektarit saaks muudetud, ütleme siis võib-olla ka pindalalt väiksemaks? Siin ei ole ju võimalust. Siin ei ole selleks võimalust, sest kui me lükkame ta edasi ja neid praegu juba üleseisnud kuusikuid me hakkame siis tahame kasutusse võtta, tahame uuendada veel hiljem. Siis kui nad on juba kõik kuuse mõttes kokku kukkunud. Kuulge, härra Sepp, räägime nüüd siis sellest, et kuidas on siis sellega, et me peame ikkagi kõik väärtused ära metsas nagu tagama. Sotsiaalsed, kultuurilised, ökoloogilised, eks. Me räägime täna ainult peamiselt metsa majanduslikest väärtustest. Räägime natuke nagu teistest väärtustest. No. Et need teised väärtused on need, mida meie siin ju, eks ole, siin kogukonnaga praegu esindame. Näiteks, et metsal on nagu teistsugune väärtus, eks ole, et see on selline väärtus, mida ei ole võimalik Exceli tabelisse panna. Näiteks. Ja küsimus on ka selline, et kui teil ei ole nagu alevikus puidu varundamine eesmärk, et siis kas näiteks te võiks anda siis need metsad kogukonnale nii-öelda rendile? Meil ei ole sellist võimalust.
seadusandja ei ole meile sellist aga te ei ole siis ühtegi metsamaad siin Kose vallas või siinsamas Kose alavikus rendile andnud või? ei. metsana kasutusele küll ei ole, me anname rendile, kui keegi tahab mingi. aga määratleme selle kasutuse siis niimoodi, et see on siis nii-öelda see võimalus on tegelikult olemas. kogukonna no, kus kohas? see on leitav RMK sellest põhimääruses. RMK põhimääruses sellist võimalust ei ole. RMK on oma metsasid ju rendile andnud ja ei ole metsasid rendile andnud. millised metsad on rendil? Kuidas kas te teil on võite võimalus metsamaad rendile anda? maa kasutamiseks saame rendile anda. aga metsa kui sellist me ei anna. jah, aga kas metsamaal võib mets olla rendile andmise? võib olla, aga see rentija võib seal teha, noh, rajada sinna raja, teha mingit sellist. täpselt, vastus siin ongi ju, palun protokollida, on võimalik rentida metsamaad ja mitte rentida puistut. aga me oleme vallale rentinud ju tähtajatult rajad, me rendime radade aluse maa. ei, me rendime tegelikult õiguse teha radu ja kasutada seda. No, aga see ei tähenda seda, kellelegi ei rendita metsa majandamise õigust ja see ei peata metsa majandamist. seda pole küsitudki. seda pole küsitudki. nii, aga ikkagi katsume saada, meil on veel 25 minutit aega, katsume saada, kas me saame mõne ettepaneku selle kava juurde. kas me saame esitada neid ettepanekuid ikkagi niimoodi läbimõeldult ja elektrooniliselt? teeme nüüd niimoodi, et me ei esita neid ettepanekuid, mida me oleme juba 3, 4 või 5 korda vastanud. et mida ei ole võimalik arvesse võtta, et neid ei ole mõtet uuesti esitada. kui on midagi täiendavat selle praeguse kava juurde. Öelge palun välja siis oma nägemus, mis ettepanekud te tegelikult ootate meilt? me ootame selliseid ettepanekuid, mida on võimalik kohaliku kogukonna seisukohta, sellist seisukohta, mida on võimalik arvesse võtta. aga mida on võimalik arvesse võtta? kes otsustab, kas teie isiklikult või mis protsessi läbi seda otsustatakse? teete ettepanekud, vastame, räägime. ei, see ei olnud vastus küsimus. meie mõte oli täna neid ettepanekuid arutada. me eeldasime, et kõik on seda kava omale üksipulgi. ja juba jaanuarist saadik oleme seda näinud. kõik teavad seda ja tulevad konstruktiivsete ettepanekutega. et noh, palun täpsustada. no ütleme siis nii, et mina otsustan. Ainuisikuliselt. palun protokolli. RMK-s ei ole, ei protokolli. RMK-s, teil on seal lindistusmasin protokolliga sealt nii palju kui tahate. RMK-s ei ole ühtegi. printsiip on ju selline praegu selgunud. RMK-s ei ole ühtegi otsust, mis tehakse üksikisiku tasemel. et noh, palun siis kommenteerida, et värske RMK nõukogu esimees on öelnud, et eriti oluliseks pean, et RMK saavutab metsade majandamiseks metsalähedaste kogukondadega kokkuleppe. kokkulepe saavutatakse sellisel puhul, kui on võimalik ettepanekutega arvestada. kui tehakse selliseid ettepanekuid, et metsamajandamine tuleb ära lõpetada või ei räägi keegi sellest ju, valetate jälle, me ei räägi metsamajanduse ära lõpetamisest. Eleri, ära kommenteeri praegu selles mõttes, et noh, las ta läheb, ütleme niimoodi step by step. no mul on tunne, et te vist ei taha ühtegi vastust või vähemalt Eleri ei taha ühtegi vastust. ärme laienda. me oleme jah neid kuulnud juba tegelikult. vastuseid ja me ei soovi ka neid korduvaid kommentaare. me soovime sisendit teie poolt. minu mõtteläng läks praegu segama, ma ei mäleta, mis ma tahtsin öelda. jah, aga siis ei olnud oluline. Küsimus on selles, et me arvestame, kokkuleppe tulluse jutt oli see, jah. Kokkulepe sõlmitakse juhul ja võimalik leppida kokku selles, kui tehakse ettepanekuid, mida on võimalik arvestada. Kui tehakse ettepanekuid, mis takistavad metsa majandamist, olgu ta nime all valikraie või püsimetsamajandus, siis see ei ole arvesse võetav ettepanek. Sellega me ei saa arvestada. Meil ei ole volitust. Palun praegu tooge üks näide või kas teil on praktikas juba paralleelselt Kosega analoogne situatsioon meile muster näiteks tuua, kuidas te saate arvestada? Me juhinduks või vaataks selle üle. No näiteks Saku. No mis seal arvestati? Arvestati kohalike elanike soovidega, mis oli võimalik arvesse võtta. Et nad ei jäänud rahule, ma kuulsin Ivar Rai käest. Ivar Rai on väga rahul selle tulemusega, mis seal on. Ta ei ole seda avalikult öelnud. Et siiani suur osa võtse võeti maha. meil Kolga kokkulepe on ikkagi pidanud ja me oleme seal hakkama saanud ja arvestanud. No ütleme siis täna numbrid välja, et me oleme vabariigis sellel aastal sõlminud 54 kohas kokkulepped.
ma ei mäleta praegu peast neid numbreid, palju seal neid konkreetseid eraldisi ja lanke läbi räägiti, 54 kohas on kokkulepped olemas. no nad ei ole copy-paste lahendused. ei, loomulikult ei ole, sest iga mets on isemoodi. iga mets on isemoodi. aga kõik need kokkulepped on sellised, mida on võimalik arvestada metsamajandusteede läbiviimisel. See, kui keegi nõuab üherindelises puistus valikraiet, siis kahjuks seda ei ole võimalik arvestada metsakasvatuslikus mõttes. majanduslikus mõttes ei ole, et see ei ole lihtsalt ei ole võimalik seda puitu müüa kellelegi. Metsakasvatuslikus mõttes ma ütlesin. ja räägime metsakasvatuslikult, vaat see ongi küsimus, nüüd tulebki see välja, et te teete pakkumisi, mida te ei tea. Ärge tulge siin, seda ei ole. Meil on nagu väga pädevad nõuandjad. Väga pädevad nõuandjad, sa tahad kogu aeg ainult monoloogi pidada, et äkki me räägime ka siis, et ära siin hakka niimoodi inimesti süüdistada. Kõik elanikud ei peagi olema, oota, las ma räägin. Valge lipp korraks. Minu meelest punane kaart. Okei, aga ma räägin nüüd. Et ärge tulge siin ründama siin kohaliku elaniku, eks ole, et teil ei ole, vaat näed, teil ei olegi haridust, vaat ei peagi olema, et oleks seal sellist haridust. Me oleme konsulteerinud päris paljude ekspertidega, on ju. Et saab siin teha küll neid raied, nagu mida te ütlete, et ei saa. Ma tahaks selle konkreetse küsimusi parem. Et ma sain aru, et härra peametsaolem just ütles, et meile selge sõnaga välja, et küsimuse peale, et kes otsustab ja ta kinnitas, et tema otsustab. Nii. Nüüd siit lähtuvalt järgmine konkreetne küsimus, et kas on võimalik, et härra peametsaolem laseb üle vaadata või midagi on võimalik siin kogukonnale nii-öelda spiikriks ette anda, millest me saame lähtuda, kuna me ei ole ka spetsialistid. Te saate lähtuda ettepanekutes sellest, mis tagaks nende metsade uuendamise ja nende vanuselise nii-öelda liikumise ühtlustumise suunas ehk selle küpse metsa uuendamise 20 aasta perspektiivis. Kas teil on soovitus, et seoses KH-aladega, alevike ja alevike lähimetsadega, mis on reguleeritud planeerimisseadusega, kas te käsitlete neid kuidagi teisiti? Planeerimisseadusega ei ole ühtegi KH-ala metsa käsitletud kuskil. Te ei käsitle planeerimisseadus ei räägi KH-metsast mitte midagi. Planeeringuseadus annab võimaluse kohalikul omavalitsusel määrata raie tingimused. Missugust kohta nüüd? Ma ei ole seal saanud midagi protokolli. Missugust kohta? Me ei ole saanud ühtegi asjanda protokolli kirjutada. Ettepanek, mida ma küsisin, et kas kogukond on soovi avaldab 26 hektarit ümber paigutada. Ja selle ma panin kirja. Aga seda minu meelest seda ettepanekuna ei ole tulnud, sest ma ei ole kogukonna käest saanud vastust, et jah, me tahaksime seda teha. Jah, me tahaksime seda teha. Nii, ja nüüd läheme siis tempokalt edasi, siis palun see saata meile nädala lõpuks see uus vaade. Et me saaksime asjadega edasi minna. Aga see kindlasti ei sisalda lageraiet. Seda ei saa ka meie ainuisikuliselt. Siis meil ei ole mõtet seda ettepanekut üldse hakata realiseerimagi, kui see lageraiet ei sisalda, sest siin ei ole valikraie võimalusi selles metsas. Kord täiuse järgi, kord muudel põhjustel. Kas siin nagu, selles mõttes ma küsin, et kas majanduslikult ei ole mõttekas metsa rajada muul viisil kui lageraietega? Või et see on võimalik, aga see on nii kallis, näiteks keegi ei osta seda puitu teid. Metsakasvatuslikult ei ole see võimalik. Mida tähendab metsakasvatus? Metsakasvatus tähendab seda, et kui me tahame kuuse asemele panna siia kuuse või männi või mingi vähegi väärtuslikuma lehtpuu, mis ei ole paju, ma ütlen niimoodi, mis ei ole paju, siis me peame siin mingeid töid tegema. Et teiste puude vahel ei ole võimalik istutada. On võimalik istutada küll, aga see töö on võimalik küll, aga see töö on mõttetu, sest tal ei ole piisavalt valgust ja toitaineid. Ja ta ei lähe kasvama. Aga ise läheb kasvama, ise käbib. Ise toimub see puuliigiline vaheldus. Okaspuud vahelduvad lehtpuudega, lehtpuud vahelduvad okaspuudega. Tore oleks. Ausalt öeldes, no minu seisuga. Ei no, väga tore oleks metsamajandamine igal pool ära lõpetada, see oleks tõesti väga tore. Aga me ei palu ju igal pool. Siis me peame lõpetama ka puidu kasutuse täiesti. Nii, kas on veel mõni ettepanek? Aeg hakkab täis saama, kas on veel mõni ettepanek kohaliku meil ei ole koosoleku küsimuse või andab selle eelnevalt isegi vastust antud, kui palju meil aega oli. Kella 8 ei ole aega, see oli minu teada kõigile teada. Et kella 8 on aega ja plaan oli rääkida
see oli koosoleku kutseks kirjas, et rääkida selle kava sisulist poolt, arutada seda sisulist poolt, kuulata ära veel täiendavaid ettepanekuid, sest kõik need teised ettepanekud me oleme vastanud seni ja ära põhjendanud. Kas see meeldib või ei meeldi, on iseküsimus poolt siis, et ma saatsin täna kell 15.00 küsimuse sellele, et milline on ajalised ja jaotuslikud võimalused ja seda vastust ei ole, et kus kohas selline 8-ni kellaaeg praegu. No Metsaülem ei ole meil kogu aeg ootamas, et äkki saadab talle keegi vahetult enne koosolekut mingi küsimuse. Ei, see meil, see info ei ole. Nii et palun vabandada, kui Andrus on selle vastamata jätnud, aga tal on ka muid ülesandeid, ta ei tegele kogu aeg kogukonna kirjade ootamisega, et äkki tuleb veel mõni kiri, mida oleks vaja. Aga te eeldate, et meie ootame metsateatisi seal metsaportaalis kogu aeg. Küsimus siis veel kord, et kas tuleb veel mingeid ettepanekuid või me sulgeme selle arutelu ja läheme selle kavaga edasi? Protokolli te võite seda, et kogukonnaga midagi kokku ei lepitud ja protokolli saame kirjutada seda, et või memosse saame kirjutada seda, et kogukonna poolt kava sisulist muutvaid, mida oleks võimalik arvestada, ei tulnud. Ei vasta tõele. Ma annan siis teile kirjalikult praegu siin edasi, see on meiepoolne memo. Siin võib oma memo, jah? See on, me ei jõua seda ette kanda, et võtke siis... Siin ei ole mulle midagi uut. No aga... Selles ei ole mulle midagi uut. Aga siis ärge öelge, et meil ei ole ettepanekud. Kui see teie jaoks ei ole midagi uut, siis ei tähenda, et see ei ole ettepanek. On siin, missugune ettepanek siin puudutab seda konkreetset kava sisu? Meil puudus informatsioon. Teil puudus informatsioon kava kohta? Seda dokumenti... Andrus, sa ei ole saatnud kava välja? Kohalik kogukond ei ole kava näinud. Ma olen Elerile saatnud. Eleri ei ole saatnud kava edasi. Eleri, miks ei ole saadetud kava edasi teistele kogukonnale? Saatsin kava koos ettepanekuga arutada koha peal, kuhu loodusselts kohale ei tulnud. Teatas, et ei tule. Vaata, tahate öelda, et see suvel, mis te saatsid, te pole nagu saatnud kogukonna teistele kogukonna liikmetele? Sa väidad, et sa oled kogukonna esindaja, aga ei saada isegi kava edasi kogukonnale. Et kogukond oleks kursis. Kuidas siis saab kogukond... Ei, siin ei ole põhjust Elerit süüdistada. Ei no, aga kus see kava siis toppama on jäänud? Kui te ütlete, et ei ole keegi seda kava kunagi... Tänase päeva dokument meil puudus ja meil oli ka... Tänase päeva dokument ei ole ükski uus dokument, vaid oligi kirjas, et tegeldakse selle väljapakutud projekti, mis on RMK kodulehel saadetud igale poole. Mul on siit küsimus, siis palun vastata siirgelt kohaliku omavalitsuse poolt, et kui me küsisime tegime ettepanekuid kohaliku omavalitsusele ja pöörasime tähelepanu, et tegemist ei ole metsamajanduskavaga, vaid on tegemist lageraie kavaga ja 2 päeva pärast see eemaldati kohaliku omavalitsuse kodulehelt. Otsisin läbi otsingu, otsisin ajaliinis, seda ei olnud, et kuhu kadus ja siis me saime 2 päeva pärast kohalikult omavalitsuselt juba 6 aega tagasi saadetud kirjale vastuse ja lugesime sealt välja kõik see presenteeritud metsamajanduskava on muutunud raiete kavaks. Ehk siis see esitletud kava ei ole metsamajandamiskava, vaid see on raiete kava. Ärme nüüd liigu sinna suunda, et nüüd järgmise kirjana saadate välja kaebus FSC-le, et siin ei ole täidetud metsamajandamiskava nõuded. Seal on nüüd, selle puhul on tegemist täiesti erineva arusaamaga asjast. Metsamajandamiskava on hoopis teine asi. See on konkreetse ala metsade uuendamise kava. Et ta nimi on siin metsamajandamiskava. See ei tähenda seda, et see on FSC mõistes see metsamajandamiskava. Kes nende nimedega siis sonkleerib, natuke halb. Aga nüüd, kui ma lasin siit libamisi üle selle nimekirja, siis ma ei näe siin tegelikult ühtegi ettepanekut selle kava sisulise poole pealt. Mida oleksin vaja arutada. See kava sisu saab tekkidagi praegusel hetkel. Me ei tea. Kava sisu on teile tutvustatud 20. november vähemalt minu teada, või mis kuupäev see oli? No nii palju kui lasti. No nii palju kui lasti ja nii palju kui õnnestus, sest ka seda, et koosolekud püüti lükata igal võimalikul moel edasi, et venitada. Kava sisu on räägitud ka volikogule, kava sisu on tutvustatud ka kevadel kõigile, kes siin olid. Kava sisu on olnud RMK kodulehel üleval, ma ei tea, mis ajast. Kava sisu on saadetud Elerile, kui tema ei saada kogukonnale edasi, küsige Eleri käest, miks ei saada kogukonnale edasi. Nii et selles mõttes, et kui ettepanekuid ei tule, siis mina teen ettepaneku praegu
kui ettepanekuid rohkem ei ole, ma ettepanekuid ühtegi ei saanud, siis ma teen ettepaneku, et see koosolek ära lõpetada, kell on täis ja selliseid üldpoliitilisi arutelusid teeme kuskil mujal. sa said ettepanekud, sulle ei meeldinud need ettepanekud? vähem raiuda on üks ettepanek, kas või pagi kirja. No vähem raiuda ettepanek on jälle selline ettepanek, mida meil ei ole võimalik arvesse võtta. Kuidas peaks kohalik kogukond üldse, Virgo, oota palun natuke, Virgo, las ma ka räägin natuke, eks, las ma küsin ära. Teemasse küsimus, et ei no, me oleme saanud teada, et kõik ettepanekud, mis on selle 1,5 aasta jooksul läbi käidud, on RMK poolt vastatud, võetud arvesse nii palju kui vähegi võimalik ja täna mingeid uusi ettepanekuid ei tulnud. Järelikult meil ei jää muud üle, kui selle kavaga edasi liikuda. Tänase koosoleku korraldamise eesmärk me pakkusime, et need küsimused saab e-lahendusena. Panin praegu arvuti kinni, aga minu meelest oli seal, et arutleda Kose Aleviku kava sisulise poole üle. Ja see eesmärk meil oli ja see võiks öelda, et õnnestus, sest sisulise arutelu juurde mingeid täiendavaid ettepanekuid ei tulnud praegu. Ja vald on aktsepteerinud praegu nii-öelda ainuisikuliselt, et kõiki ettepanekuid ei ole võimalik siin ja praegu esitada, kui puudus informatsioon, milline on koosoleku päevakava. Virgo. Jah, me ei teadnudki, mida me sieltä tuleme arutama. Te ei andnud päevakava ette. Kõik need ettepanekud saab saata e-kirjana ja kõik. Virgo, me oleme neid ettepanekuid oodanud 28. maist 2019. Te ootate sellist ettepanekut, me ütleksime, et nüüd et siin 2 puugruppi ja 3 puud võiks alles jätta. Me ootame sellist ettepanekut kogukonna poolt, mida on metsamajandajal võimalik arvesse võtta. Aga teil on võimalik teha teisi raieviise ja see on võimalik. Ma paluks teha praegu nii-öelda me ei hakka seda, me ei tõmba seda valikraie ja saagi enam käima siin. Kell on 8, tõmbame need otsad kokku. Meil ei ole vaja seda valikraie saagi siin enam. Jah, protokolliga, et kohaliku kogukonnaga mitte mingisugust kokkulepet ei saavutatud. Nii ta tegelikult ongi. Ja kohalikud jäävad oma ettepanekute juurde, mida on juba tehtud aastast. Selle me võtame teadmiseks, see ei ole meile midagi uut ja eks me liigu siis muud moodi edasi. Sest kohaliku kogukonna poolt ettepanekuid ei tule, mida oleks võimalik arvestada. Kohaliku kogukonna eesmärk on teine. Mitte isegi arutada seda kava sisu. Meie eesmärk on kindlasti arutada, aga kui teie jaoks ainuke aktsepteeritav ettepanek kohaliku kogukonna poolt on see, et hektarile jääb püsti 1 versus 2 puud, siis tõesti, kõik muud ettepanekud olete te tagasi lükanud ju. Jällegi veel kord ma ütlen, meie ettepanek saab olla või ettepanek, mida saab arutada, on see, mis tagab nende metsade uuendamise. Aga kui me ütleme, et on öelnud eksperdid, et see tagab, et kas see on piisav teie jaoks? Ei, sest meie kogemus ütleb, et sellises metsas see ei taga. Aga tooge siis näiteks... Ma tahaks seda ELFi, ma tean, mis on ELFi ekspertiis, ma olen selle püsimetsamajanduse alal käinud ja ma väidan, et see ei anna tulemust. Aga kas te saaksite tuua nagu kõikide nende planeeritud kvartalite eraldiste kaupa välja tuua, et kus on võimalik, kus ei ole, või ütlete kohe, et ei ole võimalik. Kõikides nendes, mis te esitasite, siin ei ole midagi muud võimalik. Need alad, mis on valitud raiele, nendel ei ole võimalik. Härra Andres Seppul on konkreetne küsimus, siis ma olen ettepanekuid, aga ettepanekuid ei tule. See on kõik sidus teema, et me teame, et Rahandusministeerium korraldas 11. detsember koolituse, kus on need samad nii-öelda paragrahvi võtmes need küsimused läbi arutatud, mis puudutavad üldplaneeringut ja kohaliku omavalitsuse õigusi ja kaalutlusotsuseid. Te vist viibisite ka sellel koolitusel. No, mis see küsimus on? Küsimus on selles, kas metsaseadus prevaleerib kõikide seaduste üle? Metsaseadus prevaleerib metsa üle. See ei olnud vastus. Kas ta prevaleerib teiste seaduste üle? Kas meil ei ole õigus taodelda seal, kui sa niimoodi küsid ja kui sa tahad selle koolituse kohta küsimus, siis mina sain sealt vastuse. Igasugune kohaliku omavalitsuse poolt metsa majandamisele seatav piirang on oluline piirang, mis tuleb hüvitada. Ei olnud see otsus, seal oli 3 positsioon. Aga see ei ole tänase koosleku teema, seda me võime kuskil majal arutada. Tänan kõiki tulemast, me läheme siis kavaga liigume edasi.
eks siis inimketid tulevad ja kõik muu see ei säärane. ole seda Eesti Metsa abitsehvakusi ei ole mõtet. Need ei ole mulle võõrad, neid ma olen paraku. kas see on teie jaoks praegu ootus? või see on kuidagi kõik metsateadlased saavad selle Eleri juhitava kohaliku kogukonna poolt mingeid ettepanekuid ei tule. Seda ma ei mõtle. see on manipuleerimine praegu kellegi arv. No aga vaata, ega meil ei jää muud üle. Kui on üks häälekas vähemus, kes on nagu kõige vastu, aga kui ma panen sisse siis ei ole midagi teha, siis me läheme sellega. ma pean igat asja eraldi hakkama head tahet, mõtled kellegi näidata. see on jõle keeruline. see on jube keeruline. et oleks hea Te Hardi tunnuse välja käidud eesmärgiga vastu. igat asja klikima ei Te võite Hardi Tullase käest selle üle küsida, aga ettepanek, mis kirjutatakse kokkuleppesse, peab võimaldama metsamajandamise jätkamist normaalsel viisil. ja ikkagi oli küsimus ka selles juba 20-ndal, et me soovisime informatsiooni RMK-lt, millised on näiteks puhke virgestusmetsaalased RMK poolse tegevuse suunis, et me saaks millegile tugineda. Seda vastust Kui sa niimoodi küsid, et siis on puhke virkastusmetsaaladel metsamajandamise soovitused need, et metsa tuleb sul majandada samamoodi nagu igal pool mujal. Mets peab saama uuendatud ka seal. Kui tegemist ei ole looduskaitsealaga, siis see, et kuskil on millises mahus? peale klikkimist. Millist valikut? ja klikkimist küll, jah. üks aga mingi 2 natuke peale. Aga mitu puud jäi eksporile? Tavaline säilik puude arv. Milline on teie vaates, kui Minu vaade, kui sa küsid seda, erametsa lageraied, mis kui sa näevad küsid, mis minu vaade on, siis minu vaade on see, et jah, sellel suvel, kui seda raiuti, oli emotsioon suur, aga tänaseks on see olnud selline. Ei ole, ta on männiala. Ta on männiala, ta ei ole analoogne. ehk siis kohapõhiselt alati on individuaalne lähenemine. Alati, igale metsale on individuaalne lähenemine. Seda me taotleme. Jah, aga see individuaalne lähenemine peab võimaldama uue metsa välja kasutamist. jah. muid nippe vaja välja mõelda. nutikamaid.